Tere taas, kulla tervisesõbrad. Täna siis käivitame viimase saate tsüklist rahvameditsiin, ravimtaimed ja nende kasutamine. Võtame täna vaatluse alla kõrvenõgese, mis on väga levinud ravimtaim nii Eestis kui ka kogu Euroopas. Ja nõgesega tuleb ümber käia väga ettevaatlikult. Sellepärast, et temal on komme mõjuda hästi tugevalt, kui ta juba mõjub, siis paneb kohe kõvasti. Tema nimi, ladinakeelne nimi on urtica dioica, mis tähendab, et kui üledoosi saad, siis paneb oigama. Elumahnad paneb ta voolama, seisvad energiad hakkavad liikuma, sisaldab rauda, karotiini rohkem kui porgand ja veel sisaldab just need, tema karvased lehed on iseloomulikud, kus on need karvad ja need karvad sisaldavad sipelgapissi, see on see sipelghape ja soosib väga uriinieritust, nii et ettevaatust, kellel on probleemid, siis soovitan kasutada pükspamperseid, mis on nagu aluspüksid, aga päev otsa või isegi mõnel heal juhul nädala võid käia ja ei juhtu midagi. Keegi ei näe, et on märjaks läinud või jah, selline kollane plekk tekib. Ja veel on ta väga hea toidutaim. Näiteks nõgese suppi, kes ei teaks nõgese suppi, aga selle supi söömisega peab olema jälle ettevaatlik sellepärast, et kuna see sisaldab väga palju sipelgapissi, nõges, ma mõtlen, mitte supp, siis peab seda nõgest panema sinna natukene niimoodi mitte nagu kartulit, vaid natukene vähem. Et näiteks kui kasutate supi keetmisel kuskil 4 kilo kartuleid, siis nõgest kuskil 2 kilo panna. Ja nõgespüksi. Nõgespüksi on Eesti vana rahva jutt selline, nagu iseloomustav, et mis sa sügeled, kas sul on nõgespüksis. Näiteks juba Köster küsis Tootsist, et mis sa seal niheled, kas sul on nõgespüksis. Aga sellel on tegelikult sügavam tähendus, kuna nõgespüksis see on energia, see annab tohutu löögi, kui te hommikul ärgates kohe topite püksid topite püksid nõgest täis. Sinna kulub keskelt läbi 1,5 kilo, oleneb püksi suurusest. Ja päev otsa kõnnite, te tunnete, et väga ergas. Näiteks iseloomustab seda vanemate inimeste mälestus, kui veel kolooside loomise aegu, näiteks kevadel lõppesid talveheinad ja loomadel ei olnud midagi süüa anda, et lehmad nõrkesid, aga nõges ju kevadel tärkab esimesena ja seal on seda jõudu kõige rohkem siis, sest just see värske, see hästi värske, siis koloosnikud selle asemel, et nõgesed korjata ja neid lehmadele anda, nemad toppisid nõgesed endale püksi. Kaasa arvatud esimees ja partorg. Ja plaani täitmisest ei olnud juttugi. Ja sellepärast lehmad nõrkesid senikaua, kui sai värsket heina, kuna terve koloos käis ja nõgesed olid püksis. Nõgese suits. Näiteks nõgese suits aitab väga edukalt köha korral. Kes veel mäletab, oli vanasti müügil selline suits Nõukogude Liidu aegu nagu Belamori kanal. Belamori kanal oli selline suits, kus taga oli papist toru ja esiots oli topitud igasuguseid juurikaid, tähendab tubakavarsi ja sellist, et see sai tööjaks puhuda, siis peopesa peale niimoodi. Siis segasid kuivatatud nõgese puruga ja seda suitsetati
et ei köhiks. Ma ei küll kujuta seda ette, kuidas, aga kui kirjas on see, mis kirjas on, seda peab uskuma. Siis kasutatakse kõhunäärme peensoole ja jämesoole haiguste korral. Nii et kui on probleemid jämesoolega, peensoolde ei ulatu, aga jämesoolega tuleb teha nõgesest selline nuts ja ravida jämesoolt nõgese nutsuga. Iirimaal on nõgeseid hästi palju ja kuna meil on roheline saar, kutsutakse Green Island, siis meil on aastaringi roheline, siis ka nõgeseid on aastaringi saada, nii et meil ta ei ole mitte mingi defitsiit. Meil on küll teist sorti nõgesed kui teil, aga need, kes soovivad siis värsket nõgest, näiteks Eestimaal on sügav talv ja värsket nõgest saada ei ole, siis mina võin teile siit seda saata. Nõgese tee on kah väga hea. Ja 15 eurot on punt nõgeseid pluss saatekulu. Nii et soovin teile hääd paranemist, hääd ravitsemist. Ja nõgese viht, asendamatu saunas. Ai. Jälle nägemiseni uuel hooajal.